tere õhtust siit Narvast. Kohe-kohe on algamas saali jalgpalli meistriliiga 11. vooru teine kohtumine, kus vastamisi Narva United FC ja Tartu Ravens Futsal. Meeskonnad on tabelis peaaegu kõrvuti. Ühel 17, teisel 16 punkti, vahel 17 punktiga Saku Sporting jalgpall.ee tabelis. Meeskonnad teisest kuni Ževski pani palli mängu, pall väravate ja pall on väravas ja tundub, et see läheb Tarvo Pajumäe kontosse. Hooaja esimene, vaatame mida kohtunik näitab. Jah, nii on. Tarvo Pajumäe kõrgelt tagasi suudab tulla ja löögi ja poist ja värav! Postist tagasi põrkunud värava palli lööb väravasse. Kirill Šustov saab oma hooaja 6. ja seis on viigis, aga eeltöö tegi siis kõik ära võistkonna kapten Vitali Katarõõn. Nii ja läbi Kolsari läheb see pall väravasse. Lev Lužin lükkab Kolsarile ja Kolsar lükkab palli sisse. Õigemini läbi Kolsari. Kolmandat teavad, et vastane tohi viga teha. Hea tõste oli ja löögi ja jalatõrje Rene Kolsarilt. Selle löögi peale, mille tegi Mitrogali. Nii, Pulkinen nüüd mitte kõige edukamalt raputab ise ka pead. Tublit tööd teeb Tartu. Ja nüüd ja pall ei lähe. Tubli Kolsar ja nüüd on 3-2 rünnaku koht. Tartul omakorda viga tegemata. Tartu mängida siis kui alguses. Ja pall on väravas, nii ootamatult kui see on see pall väravas ja oma teise lööb sellest kohtumisest Tarvo Pajumäe. Seis on 2-2. Oleme näinud siin 2 väravat ja mängida jääb 23,8 juhtima. Ja pall on väravas kohe. 15 sekundit läks vaja selleks, et Lear Savikink viiks Tartu taas juhtima. Teist korda selles kohtumises seis 3-2. Et jah, oleks olnud värav on ju tühi. 15-15, 15-13, 15-12, 15-11 ja pall on väravas, kui on 15-10. Mängida esimest poolega, lendab väravat, toimis ja Andrei Kidanov lööb oma hooaja 8. ja seisuks 3-3. Kui mängitud on 4:50. Külas esimeses ringis, kui ja hästi, nüüd ei saa Pulkinenist mööda. Ken-Krister Uuspalul super võimalus seal värava. Keda kõigi nii hästi keskele. Nüüd on seal väikese maala peal pall Kolsar ja Kolsarist jõudis pall Ževskini ja Ževskist jõudis see pall üle küljejoone. Claudia Malverde on jälle suutnud investeerida emotikonide. Nii, Kolsar jalaga. Ja uus võimalus ja taas ka lõõga nüüd lükka sisse. Hüha lõppu. Stanislav Pustrov lööb oma hooaja teise ja taas kord on läinud seda kohtumist juhtima. Narva, kui mängitud on 9-0, 4-3. Jah, tees mul ka. Ja palju väravast kukkumise pealt 5-3 ja näitab, et number 14 Lev Lužin lööb oma hooaja 3. Enne seda oli löönud 1, nüüd 2 juurde, 2-1 temalt ja 5-3 ka temalt. Nii et nüüd on Tartu värav tühi, nüüd on võimalus Tartul ja lükkab palli väravasse ja tuleb. Savikink läheb Tarvo Pajumäe ja Lev Lužini klubisse, sest temal on ka see teine tänases mängus ja hooaja 14 läbi. Esimene poolek 2-2, aga kogu mäng 5-4. Narva United võidab selle kohtumise ja